21. peatükk. Eestisse saabuvad väliseestlased. Pärast pikaajalist kodumaalt eemal viibimist hakkasid Eestisse saabuma väliseestlased. No eks ole muidugi tore, kui saad näha kaugel maal elanud suguvendi, aga nad ajasid mind parasjagu närviga. Olid sellised hädised ja abitud. Midagi nad teha ei osanud. Panin nad näiteks kartuleid koorima ja üks naisterahvas lõikas endal käe maha. Üldse suri neid siin nagu kärbseid. Küll pani meie toit neil seedimise rekki, küll sattus joogiveesse mõni pisik ja võttis neid loogu maha. Pakkusin väliseestlastele Eesti tubakat. Paar mahvi nad tõmbasid, siis läksid näost valgeks ning olidki jumala juures. Selline saamatus tegi mul südame täis. Ja rumalad olid nad. Tuli üks siuke minu juurde ja päris. Teie, härra Orav, olete tõepoolest kogu elu elanud Nõukogude okupatsiooni tingimustes. Kas teil olid käed kogu aeg raudus? Mispärast, küsisin mina vastu. Kes julges mul käsi raudu panna? Oi, meie Torontos teame väga hästi, et Eestimaal elasid kõik inimesed käed raudus, seletas see loll ja vahtis mind totakalt uudishimuliku näoga. Mul viskas nii ära, et karjusin, mis teie seal Torontos ka teate? Kahju, et sa 44. aastal paadiga põhja ei läinud, napakas. Hehehehe, naeris loll. Kas see polegi mitte see kuulus Eesti huumor? Jah, seda on, vastasin mina tigedalt, aga väliseestlane koukis sumadanist välja mingid vanad püksid ja hakkas neid mulle sülle suruma. Võtke vastu, härra Orav, need on minu mehe vanad püksid. Torontost on 1950. aastal ostetud. Pange need jalga. Ei tea, mis kuradi pärast, küsisin mina. No ärge häbenege. Meie seal Torontos teame, teil polnud siin üldse pükse, teie sõite ainult männikäbisid. Näete, see siin on vorst. Kas te teate, mis on vorst? Meil Torontos süüakse seda. Pange need püksid endale pähe, ütlesin mina, ja selle vorsti virutama vastu teid laiaks, kui te mind kohe rahul ei jäta. Aga väliseestlane ei saanud ikka aru, mida ma öelda tahtsin. Öelge, kuidas elab laulupidude traditsioon, küsis ta. Ma pidin vanamoori käsitsi välja viskama. Aeg-ajalt hakkas mul neist kahju ka, sest vaesekesi peteti ja loputati kõvasti. Ise nad muidugi olid süüdi. Näiteks tänaval. Astus väliseestlane kogemata kellelegi kanna peale. Oi, ma väga vabandan, andke andeks, hakkas topuke kohe hädaldama. Aga see sell, kelle jalga tallati, enamasti mõni tibla kohe käratama. Mis see vabandamine aitab? Maksa $10. Meil on Eestis niimoodi kombeks. Ah soo, tegi väliseestlane suured silmad. Väga huvitav traditsioon, aga mul pole väiksemat raha kui $100. Mis nüüd saab? Ei sest ole midagi, raustas tibla. Küll ma toon sulle homme ülejäägi tagasi, andke oma aadress. Ja väliseestlane loll andiski sulile $100 ning veel oma aadressi ka. Järgmine päev tehti korter kohe tühjaks. Väliseestlane läks miilitsa juurde kaebama, aga see nõudis talt uurimiskuludeks ka hea sissemaksu ja pärast jõid selle koos seersantidega maha. Ning väliseestlane oli kõigest ilma. Ehk siis tuli mulle kurtma. Mina seletasin talle, et ta on rumal ja käskisin ülejäänud raha hoolega hoida. Aga natukese aja pärast oli väliseestlane jälle minu juures ja väitis, et nüüd on tal kogu raha otsas. Kuhu sa selle siis panid, vaene loom? Ohkasin mina. Näete, see mees palus minult veidi raha Konstantin Pätsi ausamba rajamiseks, seletas väliseestlane, näitas mingile jõleda väljanägemisega pätile, kes juba õllepoe poole pühkis. No, mis sa teed niisuguste lihtsameelsetega? Hiljem lasin ma kõik oma tuttavad väliseestlased esimesel päeval pärast Eestisse saabumist sanitaride valve alla panna. Need võtsid raha oma hoole alla ja kui väliseestlane sanitaride vahel jalutades jällegi kellelegi kannale astus, aga ta astus, sest ega ta ette ei vaadanud. Ta vahtis ammuli sui kirikute torne ja pildistas neid ja töllerdas kõigil jalus. No ja, kui ta kellelegi jälle kannale astus ning vabandama kukkus, siis käratasid sanitarid. Ole vait, ära vabanda. Ja sina siin, ära kooserda jalus, käi kiiremini, et inimesed ei peaks sinu otsa koperdama, kuradi värdjas. Selliste sõnade peale lõi kannatanu nägu alati särama ja ta lausus. Kohe näha, et omad inimesed. Ma algul mõtlesin, et mõni väliseestlane. Head päeva, sõbrad. Niimoodi. Kindla valve all olid väliseestlased ohutud ja ei saanud ka neile keegi liiga teha. Enamik väliseestlasi kolas aga vabalt ringi ja need said vett ja vilet näha. Iga vastu tuli ja pettis neid nagu oskas. Igasugused paberimäärijad tulid ja müüsid neile oma pilte.
kuhu olid harilikult pliiatsiga sirgeldatud suitsupääsuke või sinimustvalge lipp. Need tööd olid aastaid põlu all, seletasid kunstnikud tähtsalt ja väliseestlased kuulasid suu ammul ega märganud, kuidas keegi neile käe suhu ajas ning kuldambad ära varastas. Tavalises peldikus, kus tavaline inimene pidi maksma 10 kopikat, küsiti väliseestlaselt $50, võeti asjad hoiule ning siis, kui väliseestlane kabiini läks, oli hoiulevõtja koos asjadega läinud. Rein Taagepere tehti paari päevaga puupaljaks. Tuli siis minu ukse taha, endal ainult pikk särk seljas. Kõik muu oli läinud. Ma hakkasin teda õpetama ja treenima. Viisin iga päev töölissööklasse sööma. Lasin jalutada Kingissepa maantel ning tossu sisse hingata. Jootsin Pärnu õllega. Alguses vaakus Rein hinge, ma mõtlesin, et soo. Üks väliseestlane jälle vähem. Aga siis hakkas kosuma. Varsti oli juba õige vinske. Õppis ka inimeste hulgas käituma ning isegi ühiskondlikes sõidukites jänest sõitma. Siis sain ma aru, et mees on küps ellu astuma. Ja näete, praegu on tuntud tegilane. Isegi presidendiks kandideeris. Minu käest sai ta need teadmised, kuidas siin maal läbi lüüa. Pean teda oma ristipojaks. Sest ega siis Tiblade riigis ei saanud elada nii nagu Pätsi ajal. Mina olen muidu läbinisti aus mees. Ega Pätsi lähikonnas võlts inimene elada saanudki. Päts nägi lurjuse kohe läbi, tundis otse hinge õhust, kas inimene on siiras. Aga siin, Tiblade maal, jumal, kui palju ma olen siin kelmust teinud. See on selleks, et too punane impeerium kiiremini kokku variseks. Üle tee läksin punase tulega. See oli Tibladel kavalalt sisse seatud. Kui fooris sütib punane tuli, siis inimesed jäävad seisma, liikumatult, nagu valvel, nagu annaks punasel värvil au. A teadagi, mida see punane foori tuli sümboliseerib. Ikka Tiblade lippu. Mina ei lasknud end kunagi alt vedada ja punase tule ees valvel ei seisnud. Vastupidi, hakkasin kohe liikuma, kõnelesin valju häälega, köhisin. Võimudele mu vastuhakk iseenesest mõista ei meeldinud. Milits keelas mind mitu korda. Aga mina, vana Eesti aegne mees, tühipaljast Tiblade miilitsat muidugi ei kartnud.